Tänane golfirubriik näeb meil välja natuke teistsugune, sest oleme kutsunud siia niitväljale omavahel mõõtu võtma golfi mängima 7 uudistes saatejuhid ja vaatame, kuidas neile golfi mängimine sobib. Aga tegelikult tunneme üldse huvi, kas golf sobib eestlasele. Paul Põhi, kui hästi eestlane golfi võiks mängida? Väga hästi ma ütleks. Golfimäng tegelikult sobib kõigile. Golfi saavad mängida noored, vanad, sõltumata sportlikust taustast ja tegelikult on golf soodne. Paul, teeme ühe ennustusvõistluse. Nimelt mängivad täna Marek Lindmaa ja Ingrid Teesalu 7 uudiste saatejuhid omavahel golfi puttavad. Mis sa arvad, kes võidab? Ma panen panuse Ingridi peale. Miks? Ma arvan, et tal on naiseliku vaistu, et seda greeni õigesti lugeda. Marek Lindmaa, tere! Tervist! Ja Ingrid Teesalu. Ingrid, oled sa mänginud golfi varem? Ei ole varem kunagi golfi mänginud. No, minigolfi olen, aga ma ei tea, kas see päris loeb selles kontekstis, aga jah, see on täiesti esimene kord, kui ma golfikeppi niimoodi käes hoian. Ei, minigolf on natuke teine mäng, aga siiski puttamise koha pealt annab ikkagi väikese treening-efekti sulle. Ma usun küll ja ma arvan, et see saab olema päris selline huvitav kogemus, et varem ei ole seda proovida saanud. Kuna ma ise sellise päris tihedalt viimasel ajal olen tegelenud golfi noorema venna discgolfiga, siis ma olen ka golfi võlud enda jaoks kindlasti avastanud ja saan sellest aru, miks inimesed golfi mängivad. Närv on sees? No loomulikult on närv sees, sest ta ei ole kunagi mänginud ja ma tean, et sealt tuleb selline korralik alga ja õnn tuleb alati kaasa. Kuulsid, Jah, vaatame, kuidas läheb. Loodetavasti igal juhul mina olen oma eesmärgiks võtnud selle, et kui ma saan golfikepiga korralikult golfipallile pihta, siis on juba tänane päev hästi korda läinud. Meenutame, et võidab see, kes lööb vähem lööke. Ma olen telekas näinud, et nii tehakse. Vaadatakse, kuidas pind jookseb. Oi! Tunne väga palju rõõmu, sul palju auku saamisest. Ja võib siis õnnitada Ingrid. Algaja õnne on kõva olnud ja palju õnne sulle Eesti Golfiliidu poolt. Oled siis hetkel 7 uudiste saatejuhtide liider 4 löögiga. Järgmises saates tulevad lööma Sirje Eesmaa ja Mart Mardesega. Siis vaatame, kes teie minimatši ära võidab kokkuvõttes. Kuidas rahul jäid? Mina jäin väga rahule. Ma olin väga üllatunud, et ma sain selle pallile nii korralikult pihta ja igal juhul mulle väga meeldis. Ma arvan, et ma tulen järgmine kord ka. Aga head televaatajad, ma ütlen, et Marek Lindmaa on tõeline gentleman. Tulebki naiste rahvale kaotada. Ei tule. Ei tule. Midagi gentlemani, kus tahtsid ikkagi võita, spordimehe hing oli sees. Muidugi tahtsin võita, ega siin ei olegi midagi muud teha, kui ainult võita, aga ma ütlesin alguses juba, algaja õnn on see, mis teda täna toidab ja toitiski. Aga nüüd, head televaatajad, minge 7 uudiste koduleheküljele, vaadake meie golfirubriigi saateid ja valige välja meie ja teie lemmikduell seni olnud saadetest ja te osalete loosimises, sest Niitvälja Golf on välja pannud 2 auhinda, 1 alustajapaketi ja 1 green card'i kursuse 2 inimesele. Paul Põhi, mida need auhinnad endast kujutavad? Green card'i kursus on 3-päevane põhikursus, mis on meil siin Niitväljal igal nädala lõpul ja alustajapakett on meie teekond golfimängijaks saamisel. Me kutsume seda roheliseks rajaks. See sisaldab green card'i kursust, 2 hooaja mänguõigust meie mõlemal väljakul ja lisaks hulga erinevaid treeninguid nii suvel kui talvel sinna lisaks. Ja tuletame meelde, et minge 7 uudiste kodulehele ja valige välja enda lemmikpaar. Aga nüüd meie saate viimane küsimus ja küsime, kus asub Eesti esimene golfirada. Puhkaeestis.ee kodulehekülg on see, kus saate enda õiged vastused ja taas oleme välja pannud 1 auhinnad. Nii et kohtume juba järgmisel reedel ja ilusat suve jätku kõigile.